Toipi eesmärk on tunnustada silmapaistvaid noori meie ümber. Ja meie soovisime tunnustada Roland Tokkot, kes on juhtumisi JCI Toompea koja liige juba üsna mitu aastat. Aga tegelikult eelkõige tahame me teda tunnustada selle tegevuse eest, mida ta on teinud JCI-st väljapool. Roland on asutanud Eduakadeemia ja seeläbi mõjutanud tuhandete inimeste enesehinnangut ja nende arusaama oma potentsiaalist ja aidanud neil olla õnnelikumad ja edukamad. Lisaks oma tegevusele Eduakadeemiaga on Roland ka ise väga inspireeriv inimene. Ta on tohutult sihikindel ja ta näeb vaeva oma unistuste nimel. Ja seetõttu on hästi lahe vaadata, kuidas mees meie seast on jõudnud suurtele lavadele, toonud Eestisse maailmakuulsaid koolitajaid ja teinud teoks oma unistused. Väga lahe! Tervist, minu nimi on Roland Tokko, olen Eduakadeemia üks asutajatest ja mida ma igapäevaselt teen on see, et aitan inimestel välja tuua nende tegelikku potentsiaali. Et see on see, mida tegelikult hariduse definitsioon tähendab ja kuidas see igapäevases elus välja näeb on see, et me korraldame koolitusi, online-koolitusi, veebiseminare, ma olen kirjutanud 2 raamatut, olen andnud muusikaalbumi välja inspireerivate lauludega ja teen kõik erinevaid asju selleks, et aidata inimestel jõuda oma siis tegeliku potentsiaalini, elada õnnelikumat elu, jõuda edasi oma erinevates eluvaldkondades ja leida selliseid võimalusi, kuidas oma elu ühes või teisel moel paremaks teha. Oma eesmärkidest rääkides ma arvan, et ma peaks ütlema 2 suunda. Üks on rahvusvaheline, et üks pool minu eesmärke ja soove on neid tegemisi, mis ma teen, teha rahvusvaheliselt ja eelmine aasta tegelikult sai ka ettevõtte asutatud, mis kogu samu tegemisi, mida Eduakadeemiaga teeme, teeb rahvusvaheliselt ja eesmärk on siis mõjutada veelgi rohkemate inimeste elu positiivses võtmes üle maailma. Teine pool võib-olla Eesti kontekstis on see, et luua kas siis selline füüsiline akadeemia või lausa kool, mis samamoodi aitab noortel juba noores eas nende olemust, nende tegelikke andeid ja seda välja tuua. Et ma arvan, et need on 2 asja, mida ma saaks välja tuua. Ma arvan, minu jaoks parim õppetund mu elus on see, et iga asi juhtub mingi põhjusega, mis on tegelikult meile kasulik. Nagu näiteks 2011 aastal tehtud festival, mis lõppes 25 000 eurose miinusega ja samal ajal ma näen, et see on üks parimaid asju, mis minuga sai juhtuda, sellepärast et see õpetas mulle nii palju erinevaid asju ja näitas ka seda, et ükskõik kui halvasti läheb, siis tegelikult kõige hullem, mis meile tunduda võib, ei ole üldse nii hull ja kõikidest olukordadest on võimalik välja tulla. Õnnevalem, see on hea küsimus, ma olen ise loonud seose selle osas, et tegelikult nii edu kui õnn, et need on väga sarnased asjad minu nägemuses ja mis see õnnevalem siis on see, et mida õnnelikum sa oled igapäevaselt tehes neid asju, mida sa teed, seda edukam ja õnnelikum sa oled. Ehk et tegelikult võti selles õnnes ongi see, et leida need asjad üles, mis sind tõeliselt kõnetavad, mis sulle kõige rohkem korda lähevad ja siis teha neid võimalikult palju. Nii lihtne see ongi.